Midagi mölisil peldikus. No võt, ei olegi muud. Põhimõtteliselt aeg kodu poole sättida oma narkourkas, me siin oleme. Narkourkas sellepärast, et kõik siin on need valged halogeenid igal pool tubades ja siis eriti hubane see valgus just ei ole. Aga jah, aeg on kodu poole sättida. Otsustasime, et kuna lennujaama takso maksab muidu $25 või midagi, siis meil meeldib paremini süüa juua, siis lähme kaeme, äkki saame jälle selle kohaliku bussiliiniga, mis maksab mingi 5 eurosenti, umbes natuke rohkem. Et vaatame, kas jõuame äkki sellega lennujaama, aga kuna Kuubal on igasugud, me jõuan sellest hiljem veel teile rääkida, kui ma selle reisi siin kokku võtan, aga selle mõttes defitsiit, igasugused kaubad ja igasugused riided ja kõik muud asjad, mis meie jaoks on nii iseenesest mõistetavad ja mine vali poest, millist tahad, siis see on siin defitsiit kaup ehk siis väga selline, ma ei saa öelda pop, aga ütleme siis soovitatud tegevus on jätta maha kõik asjad, mida sul vähegi nagu vaja ei lähe või mille sa oled nõus maha jätma, inimesed jätavad maha jalanõusi, riidid ja nii edasi, et selle üle ollakse siin väga õnnelikud, eriti kui sa ööbid nendes kassades. Ehk siis meil õnneks joppas, meil on siin noor tüüp, selle kassa omanik, Jorge ja noor kutt täpselt enam-vähem süke meie vanune ja võib-olla ja meie suuruses ka umbes, see mõttes, et me oleme suht erineva suurusega, aga siin ei lasta midagi raisku, et ongi täpselt umbes meie vahepeal, nii et me jätame kõik oma mingid, ma ei tea, triiksärgid, teesärgid, peavalutabletid, mingid nohurohud, mingid kõik siuksed asjad, mida siin nagu väga ei saa, just ravimid ja siis ka mingid riided jätame maha, et selle üle ollakse väga õnnelikud siin ja ma arvan, et meie tüüp on ka selektsioon on halb, siin saab Nike püksid Gerdilt, veel ühed Nike püksid minult, siin veel Adi kuradi särk, Fila särk, et selles mõttes päris head kraami saab. Reisi viimased snäkiminutid, Soda Obispo, jäätise poolt teevad kohapealsed jäätist. Ma olen juba 3 palli ära söönud, aga tegelikult saad 5 palli 7 kohaliku ees, see on mingi 30 eurosenti äkki. Saad 5 palli siit samast just handmade jäätist. Ja mul on ainult maasika ma kertud ja šokolaadi karamelli ja ma ka maasikas on täielik kuld. Sulab kiiresti, nii et tuleb kiirelt süüa, aga väga hea. Ja 30 senti, mida üle. Kausi näkku, kohalikud võtavad siin 2 või 3 kaussi näkku. 30 sendi eest võib ju raisata ka, võib ju priisata, no vaata, see oli 1-3 perekonna laar. Mingi kuradi 8 või 9 kaussi jäätist. Hull. Hiire lõksuga tuuakse plekki tagasi, ma ei saa aru. Igale mehel ei ole siuksed augud seinas, nagu nad on, aga nagu kraam on väga hea hinna eest ka. Lähme vaatame, meil on reis ees, kas me saame veel ka tee peale kaasa mingit banaani. Ühe näosuurus avokaado juba saime, ma eile siin selle ära, see oli muy bien ka, nii et vaatame, et on banaani ka. Üks on 3. Siin on kuradi rohelised need. Neid nad teevad fritis, vaata. Selja taga seina peal on pilt, vaata, üles. Ja niimoodi see asi käibki. Näe, siin on 12 kuppi, on 1 kimp, neid väikseid banaane. Ja see on umbes 50 senti, nii et ma arvan, see on meile timelt see on ja. See okei. See on siis... Tule meestele? Ma ei tea, see on mingi juuka, ma ei tea, mis asi see on, aga mul tõlget ka ei anna selle kohta. Se me hace tradicional cubano. Okei, mingi Kuuba traditsionaalne mingi asi, okei. Aga näeb väga huvitav välja. Yuca, cerdo. Junga, okei. Grazie, okei. Mul selle küüslaugu peale, midagi sarnast äkki. Mul on terve hunnik asju juba kuskil arvutis ja paberite peal kirjas, mis ma pärast välja guugeldama, et tagant järgi researchi teha ja Kuubaga targemaks saada. Aga banaanid on käes, nii et paid jamm. Viva Cuba Libre! Niimoodi me oma reisi lõpetamegi. Ma oleks tahtnud teile vahepeal näeta, kuidas me siia lennujaama jõudsime, aga long story short.
üks bussitrip, mida ma ei soovita, sest taksosõit siia maksab kuskil $25-30. Me mõtlesime Gerdiga, et meil on kummalgi taskus praegu täpselt mingi kuradi, ma ei tea, mul on taskus mingi $10 või järgi, nii et mul oli valida, kas ma panen selle takso alla või ma söön veel lennujaamas ühe korraliku heine ja joon ühe mõnusa daiquiri, nii et jäi valik selle kasuks, aga see tähendas seda, et me pidime võtma selle kohaliku bussi, mis maksis mingi kuradi sentides jälle vist kohalikke peesosi, mingi 1 või 2 kohalikku peesot, see olematu hind selles mõttes, aga sellega kaasneb see, et sellises rahvarohkes riigis ja odava transpordiga liikudes on see täiesti puupüsti inimesi täis üksteise otsas, väga ärev selles mõttes, et kuradi jälgi oma taskuid kogu aeg, et sul passid, telefonid, rahakotid ära ei kao ja ainult backpackerile parimal juhul, sest et ruumi ei ole kohvriga millegi majandada, õhku ei ole ja tee ei ole disainitud, tee lennujaama vaat seda Tee lennujaama ei ole disainitud jalakäijatele, ehk siis sa lihtsalt pead nagu me Tiidu seal Paalil käisime, et mingi 2 kilti pead jala matkama mööda autoteed ja lootma, et keegi sust üle ei sõida selles mõttes. Palav on. Bussisõit ei olnud tore. Ja terve see tee käivad sulle kõik siin. Ole amigo, taksi amigo! Ja me oleme umbes kilomeetri kaugusel ja tahavad ära viia. Kilt ja me oleme, ma arvan, reisi jooksul pidanud umbes 1400 korda ütlema, no gracias amigo, caminare, mis tähendab jala. Selline vaade saadab meid ära Kuubalt ja ongi aeg otsad kokku tõmmata. Ma ei tea, olid seekord sellised natuke teistmoodi vlogid, ma loodan, et teile meeldisid autentset tänavamuusikat kuulata, mis mul siin soundtrackideks oli ja selline natuke rohkem, ma ei oska öelda. Mulle samas meeldisid sellised pillapalla episoodidega ja pildimaterjali, mida ma tavaliselt väga palju ei pane, aga hääl on mul ka ära läinud, nagu näete, sest mul on reis on nagu ei ole siuke keskmine puhkamine ja vedelemine, mul on reis nagu omamoodi töö, alati koos selle monteerimise ja pildistamise kõige muu Mandiga ja Gerdile, huge thanks kuradi kogu selle pildimaterjali eest ja vahepeal saime need ka siin kenasti purki. Egas muud polegi selles mõttes, et ma teen ühe kokkuvõtva episoodi võib-olla veel mingi hetk, kus ma räägin Kuuba iludest, elust, olust, võlust ja samas ka sellest poolest, mida nagu inimene, kes siia reisib pole, ei tea tõenäoliselt, et Kuuba ei ole see Google'i ilusad pildid, kui keegi seda arvab, et mul üks sõber, kes siin 6 kuud elas, ütles hästi, et mõtle Hispaania arhitektuuri ja kõige hullema Vene geto peale, et siis saad umbes Havana eeslinnad, ja see on väga hästi öeldud, et umbes nii ongi. Google piltide peale, kes kohale siia tuleb, seda ootab ees üks väga konkreetne üllatus, aga meil ongi vaja nüüd siin Gerdiga natukene offline mapsist GPS-i jälgida, et kohale jõuda ja nii kauaks teiega, mis seal muud Viva Kuuba ja olge ilusad, olge mõnusad, teinesest head. Olge mõnusad, olge ilusad, olete niikuinii ja olge teinesest head. Võike jalgpedaalile, lõbu arv kokku ja eks. Sunset View, Elvis, Gert, over and out. Ciao.
selle... no posible, sorry. Kaamerat ei tohi olla. Pükse siin ei kanta. Ja pankadele ja Elvis Gerdile. See oli minu esimene kirjapilsaar. Elvis. Agert. On täitsa ilma täppideta. Gerdi nimes ei panna mitte midagi tavaliselt tähele. Šalallalla. Me oleme mingi 12 tundi lennujaamas kuradi maganud ja vedelen. Nüüd on aeg lõpuks check-in teha. Vaatab, see teeb inimese huvitavaid asju nüüd teil. Ma lähen koju. Teed päikene mul juhatab nii madalse maja luitund hall. Muinasmaks mulle on ta. Gert ulatab tere. Tõsine siin on maa, mis kõigest on kallim. See on Kuubamaa, Rummimaa. Üks väga kaunis maa.